No need noored pardid tunduvad täitsa terved ja ei paista nendel ühtegi viga küljes olevat. Ometigi midagi siin Snellitiigis on mäda ja linnud surevad. Meie toimetusse helistati ja anti teada Balti jaama lähistel Snellitiigis hulpivatest surnud partidest. Koolnud veelinde vedelevad seal lausa 20 ringis. Inimestele tundus see kahtlane. Snellitiik ja park on armastatud puhkekoht. Siin käiakse meelsasti jalutamas ja loodust nautimas. Tullakse koos lastega või pere lemmikloomadega. Paraku tundub, et Snellitiigi hiigelajad hakkavad ümber saama. Tiik kasvab vaikselt täis ja ka sinna loobitud prahilademed muudkui kuhjuvad. Vägisi tundub, et linnaosa valitsust see aga ei huvita. Ju siis on tähtsamatki teha. Nagu näha, siis kala veel tiigis on. Kaua nad aga seal prügimäel vastu peavad, on muidugi juba omaette küsimus. Maailma meredes teeb vette loobitud praht palju kurja. Veelinnud ja elukad söövad seda toidu pähe ja aeglane surm on garanteeritud. Eesti linnuhuviliste ühingu inimesed usuvad, et Snelliparkide surma taga pole aga prahi söömine. Ma arvan, et kui seal oli vesi roheline, võib olla näiteks üheks põhjuseks mingisugune vetikas. Või siis nad võisid süüa ka hukkunud kalamaime või midagi sellist, mis võis olla lindudele ohtlik. Sest selline loidus ja massiline suremine viitab siiski eelkõige mürgistusele. Kindlasti tuleks teha proove nii veest kui võtta analüüse lindudelt, et ikkagi saada teada, miks selline hukkumine võis, massiline hukkumine võis asjad leida. Palju sarjatakse koeraomanikke, et nad ei korista oma lemmikute järel. Tõsi, see on väga inetu, aga ometigi kõige suurem lagastaja siin maa peal on tegelikult inimene. Mis on nüüd nende partide surma põhjuseks, kas prahisöömine või vetikad, tont seda teab, aga ilmselt me ei saagi seda teada, vaevalt, et seda keegi uurima hakkab.